kuulusin vananejakodu organisatsiooni, tegime palju ühiskondlikku kasulikku tööd ja ma sain juba lapsena endale head väärtused. Kooli minnes mul õnnestus saada spordiklassi. Mängisime käsipalli, see aitas mul olla väga hästi püsiv oma õpingutes ja samuti see andis mulle palju häid sõpru, saime reisida. Ja esimest korda, kui ma täna vaatan oma elust tagasi, mida ma pean tunnistama, et oleks võinud tegemata jätta, oli, kui ma hakkasin liiga vara oma elu tähistama. Ma olin siis 13-aastane, me võitsime Hispaanias suure turniiri. Mul oli vaja valik teha. Ma lähen tähistama või ma jään siis sõpradega tuppa, lähen magama. Aga see elu kõik, et kui inimesed juubeldavad tänavatel ja see tundus kõik nii põnev. Ja me jõime seal šampust, suitsetasime sigarette, kõik oli nii uus ja huvitav. Meie kõigi elu saab kujundatud tihti meie enda otsustest. Eerik tegi otsuse, mis pani aluse tema allakäigule. Võidurõõmust pimestatud noor mees ei osanud aimatagi tagajärgi. 16-aastase noore mehe elu tabas just sel hetkel väga lähedase inimese kaotus, kelleks oli tema vanaema. Sõbrad tutvustasid mulle amfetamiini, et näed, sa saad tarvitada alkoholi, nuusutad seda pulbrit ja saad pidutseda palju sa tahad. Aga esimest korda siis, kui ma seda proovisin ja see kestis päris pikalt, siis see pohmell oli nii tugev, et ma ei saanud ise sellega hakkama ja ma siis otsustasin, et ma lähen Wismari haiglasse. Ja seal mind turgutati, ma olin tilgutite all 3 päeva ja tulin sealt välja värskemana kui kunagi varem. Ja see tekitas illusiooni, et ma võin tarvitada nii palju, kui ma tahan. Ma tulen haiglasse, maksan teatud summa raha ja mind tehakse täiesti korda. Aga aeg edasi ja ma sain aru, et tegelikult see oli üks suur lõks ja vale. Sest see, mis minu mõistusega toimus, minu närvisüsteemiga, seda ei taasta mitte keegi. Armastavas perekonnas üles kasvanud noormehest oli saanud hoolimatu ja vägivaldne isiksus, kes ei hoolinud ka oma lähedastest ega ka iseendast. Ma proovisin erinevaid väljapääse, et kolisin siit ära, proovisin erinevaid töökohti. Võib-olla kõige rohkem pool aastat ma suutsin eemal olla sellest kõigest, sest jälle see sama viga. Kui mul läks üli hästi kõik, ma arvasin, et ma pean tähistama hakkama ja kuidas ma oskasin tähistada siis ainult ainete ja alkoholiga. Ma ei mõelnud selle peale, et võiks oma tüdruksõbraga teatrisse minna või põgeneda reaalsusest nagu mõistlikul viisil, millel ei oleks nagu dramaatilise tagajärgi hiljem. Ja mingi hetk ma sain aru, et ma olen täiesti väsinud sellest kõigest, et pidev valetamised ja asjad ja ma lõingi nagu elule käega. Mul ei olnud sihte, ma tahtsingi ainult tarvitada, kuidagi moodi sellega ka seda vahendada, et mul oleks endal olemas kraami ja et ma kuidagi moodi saaks nii hakkama oma asjadega. Igal asjal on maailmas algus ja ots. Nii juhtus ka Eeriku elus. Mõnuained ja narkomaani elustiil olid hävitatud mehe vaimse tervise, mis vallandas tõelise pommina siis, kui teda tuldi arreteerima. Ma reageerisin niimoodi, et ma ründasin neid politseinikuid, tekitasin kehavigastusi, see oli üks pikem kaklus ja lõpuks mingi hetk ma sain aru, et mida ma teen, kainus moment, ma andsin alla, mind viidi jaoskonda ja sealt edasi ka kohe arestimajja ja siis sealt mind toimetatigi Tallinna vanglasse. Ja ma olen täna tegelikult tänulik, et ma sinna sattusin, sest ma ei teadvustanud endale oma sõltuvust. Sest kui ma seal kambris olin, siis see sõltuvus, ma ei maganud mitu ööd ja ma märatsesin, ma lammutasin laiali kogu selle metallmööbli, mis seal oli. Ja kuni selleni, et ma kukkusin sinna pikali ja ma tundsin, et ma ei saa enam hingata. Mu süda lööb niimoodi, mõtlesin, et nüüd siia ma jäängi, siia ma suren. Ja siis valvurid tulid, viisid seda lahtist metalli sealt välja ja kuni siis saadi aru, et olukord on tõsine. Vanglas olles ilmnesid tõsised terviseprobleemid, mis vallandas vägivalla töötajate vastu.
mees vajas psühhiaatrilist sekkumist ja ta toimetati Tartu vangla psühhiaatrihaigla osakonna üksikkongi. Ja esimene päev, kus ma mõtlesin, et ma märatsen seal, rahustid ei aidanud ja ma panin selle kambri seal põlema ja ma mäletan seda, et mul toodi paberriided selga, võeti kõik minu isiklikud asjad ära ja ma mäletan, et kanged rahustid peale ja mõtlesin, ma olen 24-aastane, et kõik nüüd on läbi. Et ma olengi ainult ravimite najal püsti ja mul ei ole jõudu ei sporti teha, lugeda ma ei suutnud mitte midagi, ma ei mäletanud midagi. Mehel tekkis sisemine soov ja igatsus endaga midagi ette võtta ja koges kellegi hoidmist. Ta oli veendunud, et keegi väljastpoolt sekkub, et teda aidata. Kõrval oli üks noor mees, kelle ema saatis pidevalt kristlikku kirjandust ja seal oli ka Lootuse küla infovoldik. Ja ma saatsin sellele mehele siis arstide kaudu sigarette raamatute vahel ja ta saatis mulle vastu ümbrike, marke. Mul oli endal keelud peal, ma sain tema kaudu kirju kirjutada. Ja ma hakkasin lugema järjest rohkem ja kui ma vaatasin seda Lootuse küla infovoldikut, siis ma mõtlesin, et ma tahaks sinna jõuda ühel päeval. Ja kõrvalkambris siis oli üks mees, kes kuulas pereraadiot. Oli selline raadio, mis võttis ainult välja pereraadiot ja soovitas mulle, et räägi kaplaniga. Ja mul ei olnud midagi kaotada. Kaplan tuli siis ka minu juurde ja ma ei suutnud endale andestada seda kõike, aga ta ütles, et sa oled noor mees, et sa saad veel midagi head tegema, et noorte heaks, et pane tähele, et sinu vead võivad säästa kellegi teist nendest probleemidest. Ja see võttis kuidagi mind mõtlema ja see aeg läks nii edasi, et 2 kuuga arstid nägid muutust, ma ütlesin, ma tahaks nendest ravimitest lahti saada. Ma sain uuesti trenni hakata tegema ja mind viidi siis üle tagasi Tallinna vanglasse. Ja suurim ime oligi, et kui mul oli 6 kuud olnud eeluurimise all, siis ühel päeval avanes kambris siis nii-öelda aken ja öeldi, ma vabanen. Ja see oli minu jaoks täiesti uskumatu, et öeldakse, et istung jäi ära reedel ja faksiga saadeti, et Tartu vangla psühhiaatri osakond oli mind süüdimatuks tunnistanud. Vaatamata eelnevale, mida Eerik tundis ja koges, juhtus siiski nii, et samal päeval, kui tuli ootamatu vabanemine, alustas ta uuesti tarvitamist. Tugev tarvitamine oli jätnud väga sügava jälje mehe psüühikale. Ilmnesid hallutsinatsioonid ja mõistus hakkas kaduma. Hirm oli see, mis pani mehe põlvedele ja paluma abi Jumalalt. Seda tehes tuli Eerikule meelde, et tal on oma asjade hulgas Lootuse küla infovoldik, millel olevat kontakti ta koheselt kasutas. Ja mind võeti sinna vastu ja seal oli tõesti nii eriline keskkond, kus on armastavad inimesed, kes hoolivad, kes tahavad tõsiselt aidata ja ma jäin sinna ja ühel jumalateenistusel siis ma sain isiklikult puudutatud ja ma sain aru, et see on päris, et see on kristlik keskkond, kus tõesti Jumal muudab inimeste elusid ja need tunnistused andsid mulle väga palju motivatsiooni lõpuni minna. Mu suhted kõik taastusid, mu tervis taastus ja ma lõpetasin selle programmi, ma läksin piiblikooli, õppisin aasta Taanis, tulin tagasi, olin aasta veel treeningul Lootuse külas ja kui ma õppisin Taanis, siis kunagi ühe naistelehe artikli peale mu tänane abikaasa kirjutas mulle ja see oli midagi erilist, see äratundmine, kui me ükskord kohtusime ja sealt edasi oleme nüüd 5 aastat abielus olnud, meil on 3 poega, vanem poeg on 4 ja kaksikud said 2 ja me oleme saanud siis koos olla koguduses, aktiivsed ülistuses, kodugruppides ja kõige erilisem ongi külg kõrval siis oma eluga olla tunnistuseks ja see, mis kunagi kaplan mulle vangimajas rääkis, et sa saad midagi noorte heaks teha, siis mu südames ongi
samasugused noored, kui ma ise olin 13-aastane, et ennetada nende probleemidesse sattumist, siis me Lootuse külaga käime koolides, teeme ennetusloenguid ja Jumal on andnud mulle spordianni ja selle kaudu siis spordiväljakutel kuulutada noortele ja siis tänaseks on ka jõusaal, kus meil on pidevad treeningud ja saame nõustada siis noori, et olla neile toeks ja samuti siis ka koguduses, et olla kaasas noorte töös. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis ei oleks kunagi arvanud seal vangla seinte vahel, et see kõik võiks tõeks saada, aga tõesti see, mis Jumalal on plaan, et see on tõesti midagi palju erinev, kui ma ise olen kunagi endale arvanud ja selleks ei olegi rohkem midagi muud vaja, et lihtsalt lasta lahti sellest, kelleks ma tegelikult loodud ei ole, nagu, et ma arvasin, et ma armastan iseennast, aga tegelikult ma armastasin väga valesti ja saada selleks, kellena tegelikult me oleme Jumalast loodud ja armastada neid inimesi, kes on meie ümber ja olla valguseks. Tänu Lootuse külale ka minu jaoks üks suurim ime oli, et ma kunagi proovisin Päästeameti kaudu siis teha lõpp oma sõltuvustele ja Lootuse küla vabatahtliku päästeseltsi kaudu sain ma uuesti võimaluse saada siis kutseliseks päästjaks ja olen täna siis tuletõrjuja, päästja ja armastan oma tööd ja naudin seda, mis ma teen ja et mul on võimalus anda ühiskonnale tagasi. Kõigele sellele tagasi mõeldes on üsna hirmutav ja samas nii uskumatu, millisest elust pidi noor mees läbi minema, et saada aru, keda inimene üle kõige enam vajab. Võib-olla esitad enesele küsimuse, kas minu tee peab sama olema? Kindlasti mitte. Selline oli Eeriku tee tänaseni ja millisena see jätkub, sõltub ikka meie enda otsustest ja valikutest. Et soovin kõigile, kes mõtlevad, et oma elu muuta, siis julgelt. Lootuse küla on selline koht, kus tõesti saavad elud muudetud ja mitte lihtsalt, et vabaneda kuidagi moodi sõltuvusest, et seal on Jumalal hoopis suurem plaan. Ja seda ei saa piirata mitte keegi, ainult meie ise.